näeme ja On kuulame näha, hästi, väga kõik on hea. korras. Jah. Nii, mina siis töötan Kliimaministeeriumis ja olen viimase 2 aasta jooksul tegelenud peaasjalikult jäätmereformi ettevalmistamisega, osapoolte kaasamisega, eelnõu koostamisega ja kõige sellega, mis sellega siis kaasas käib. Ja täna siis paluti mul rääkida jäätmereformist nagu ringmajanduse vaates, et kuidas ta siis ringmajandust mõjutab. Ja kõigepealt siis paneksin nagu selles mõttes meid fookusesse, et meie jäätmereform keskendub olmejäätmetele. Me ei tegele selle reformi raames otseselt ehitus-lammutusjäätmetega, tootmisjäätmetega, vaid just nimelt olmejäätmetega. Ja olmejäätmeid tekib meil Eestis aastas umbes 500 000 tonni, mõnel aastal natuke rohkem, mõnel aastal natuke vähem. Ja liigiti kogume me nendest, oleme siin ütleme viimase 10 aasta jooksul liigiti kogunud umbes 40%. Seda on väga vähe. Ja siin kõrval oleval joonisel on siis näha, siin on ära toodud need jäätmeliigid, mida meil tekib kõige rohkem olmes. Ja sinine osa sellest joonest siis tähistab seda, mis on kogutud liigiti ja oranž osa tähistab seda, mis on jäänud liigiti kogumata, mis on üle antud segaolmejäätmete raames. Ja siin kõige suurema tekkega jäätmeliik ongi biojäätmed, tekib umbes 150 000 tonni aastas meil. Ja valdav osa sellest paraku jääb liigiti kogumata, täna veel. Teine jäätmeliik on paber ja kartong. Siia sisse arvestatud on siis ka pakendid, mis on olmes tekkivad paberist ja kartongist. Ja sellest üle poole natukene kogutakse täna liigiti. Eriti kehv seis on meil plastide ja tekstiilijäätmetega hetkel, et valdav osa jääb liigiti kogumata ja antakse üle segaolmejäätmetena. Ja oluline on see siis sellepärast, et valdav osa sellest, mis liigub meil segaolmejäätmetesse, jääb meil ressursina kasutusele võtmata. Ta on meie jaoks kadunud ressurss ja meie majandusele siis saamata jäänud tulu. Nii palju pean ütlema nende andmete kohta, et siin on arvestatud nüüd 2020. aastal tehtud sortimisuuringut alusandmetes. Ja kui me saame selle aasta sügisel valmis uue sortimisuuringu, siis loodetavasti need andmed mõnevõrra paranevad. Ja teine põhjus, miks need andmed võiksid meil tulevikus natukene paraneda, on see, et me hakkame sisse arvestama ka tekkekohal kompostitud biojäätmeid. Hetkel ei ole seda arvesse võetud, et kui palju neid üldse tekib ja neid ei ole arvesse võetud ka ringlussevõtu juures. Tulevikus me tahame nad arvesse võtta, siin on vaja eelnevalt teha siis üks väike uuring ja kui see saab tehtud, siis saame need andmed siia juurde lisada. Nüüd olmejäätmete käitluse poole pealt, et selleks, et me saaksime neid jäätmeid ringlusesse võtta, on siis eeldus see, et nad on liigiti kogutud. Et seda iseloomustab väga hästi see joonis siin, kus siis tumesinisega on näidatud meie ringlussevõtu protsent ja oranžiga on näidatud meie jäätmete liigiti kogumise tase, et siin on päris tugev selline korrelatsioon nende vahel. Seega eeldus, et me saaksime materjali ringlusse, kasutusse meie majanduses, on see liigiti kogumine. Sellel joonisel helesinisega on toodud nüüd ka Euroopa Liidu siis jäätmete raamdirektiivist tulenev kohustus liikmesriikidele, mis puudutab olmejäätmete ringlussevõttu. Et siis sellest aastast on see ringlussevõtu sihtarv kõikidele riikidele 55%. Ja selle tume pruuniga on mul siin joonisel toodud ka siis nüüd jäätmereformi raames kohalikele omavalitsustele kehtestatav liigiti kogumise, olmejäätmete liigiti kogumise sihtarv. Et siit jooniselt on ilusti näha, et me oleme selle sihtarvu määranud selliselt, et ta oleks 10% kõrgem, kui on see ringlussevõtu sihtarv, sest et esiteks meil oleks jäätmeid, mida ringlusesse võtta, et nad oleksid liigiti kogutud, aga teisest küljest ka kõiki liigiti kogutud jäätmeid ei ole täna võimalik ringlusesse võtta paraku. Nii, ja
kuidas me siis prognoosime, mis peaks olema jäätmereformi tulemus? Kui meil täna siis valdav osa jäätmetest jõuab põletusse, siis 2035. aastaks võiks põletuse osakaal väheneda, ringlussevõtu osakaal võiks oluliselt suureneda, kui praegu siis 1/3 võetakse ringlusesse, siis 10 aasta pärast võiks olla meil ringluses juba 2/3 olmejäätmetest ja olmejäätmete siis ladestamise kogus võiks muutuda nullilähedaseks. Et selle puhul ja me näeme, et ladestamist sisuliselt tulevikus enam ei toimu. Nii. Ja nüüd olmejäätmete reformi raames, mis on need põhilised tegevused või muudatused, millega me tahame olmejäätmete ringlusesse jõudmist siis suunata? Et üks kõige kaalukamaid muudatusi on siis saastetasude muutmine. Kõigepealt ladestustasu tõstmine 30 eurolt tonnile. Me tõstame selle siis 90 eurole tonnile. Selle kaudu muutub ladestamine kõige kallimaks käitlusviisiks. Põhimõtteliselt peaks, ütleme, meil on neid prügilaid 5, kust olmejäätmeid ladestatakse. Nende vastuvõtuhinnad on natukene erinevad, aga ütleme, et see vastuvõtuhind võiks olla siis kuskil 200 euro juures tonni kohta tänu selle ladestustasu tõusule. Nüüd me tahame eelnõuga kehtestada siis põletustasu, mida Eestis seni ei ole olnud. Mitmetel teistes liikmesriikidel juba põletustasu on kehtestatud. Ja selle eesmärk on siis see, et jäätmed ei jõuaks nii palju põletusse, vaid et ringlussevõtt oleks ka põletusest odavam. Et täna põletuse värava hind Iru jäätmepõletustehases on seal kuskil 60-70 eurot tonni kohta, lisades sinna juurde 60 eurot siis saastetasu, tuleb see seal 130 euro kanti. Jäätmete ringlussevõtu kulu on muidugi jäätmeliikide lõikes erinev. Ütleme, laias laastus ta võib ulatuda seal 70 eurost kuni 120 euroni mõnede plastide puhul. Et sellega me tahame nagu tekitada olukorra, kus kohalikel omavalitsustel ja ka käitlejatel on mõistlikum suunata jäätmeid ringlusesse, kasulikum suunata ringlusesse kui siis ladestusse ja põletusse. Nii. Ja jah, nagu ma ütlesin, et siis mitte kõiki liigiti kogutud jäätmeid me täna ei saa ringlusesse võtta lihtsalt selle tõttu, et kui see isegi teoreetiliselt on võimalik, siis ta lihtsalt on niivõrd kallis see ringlusse võtta, et siin on hästi oluline roll nüüd tootjatel, et ka nemad oleksid huvitatud sellest, et nende toode oleks ringlusse võetav pärast selle siis kasutamist. Ja selle puhul siis mängib oma rolli tootja vastutus eelkõige siis meie tänases kontekstis pakendijäätmete puhul. Aga nüüd teine oluline muudatus selles jäätmereformis on see, et me tahame esmakordselt kehtestada kohalikele omavalitsustele sellise tulemusnäitaja, mida iga omavalitsus peab saavutama ja see ongi siis liigiti kogumise sihtarv, puudutab jällegi olmejäätmeid. Kõiki olmejäätmeid, mis selle kohaliku omavalitsuse territooriumil tekivad ja sinna alla siis arvestatakse ka olmes tekkivad pakendijäätmed. Olmes tekkivad pakendijäätmed on siis need valdavalt siis nii-öelda müügipakend, eks ju, et see, mida me koju toome, et sinna alla ei kuulu rühma- ja veopakend, mis jääb meist kauplusesse või kuskile tehasesse. Ja siia alla siis arvestatakse tulevikus ka need kodus kompostitud biojäätmed. Nüüd, kuidas hakkab olema olmejäätmete liigiti kogumise sihtarvu arvestamine? Kohaliku omavalitsus ise selleks midagi tegema ei pea. Meil sellesama eelnõuga siis rakendatakse elektrooniliste saatekirjade siis reeglistik. Jäätmevedaja koostab siis saatekirja
iga veose kohta ja need saatekirjade andmed jõuavad Keskkonnaagentuuri andmebaasi Pistrikusse siis, mille alusel siis Keskkonnaagentuur saab teha kokkuvõtte selle kohta, kui palju konkreetsel aastal konkreetses omavalitsuses olmejäätmeid liigiti koguti. Me tahame kohalikke omavalitsusi ka natukene motiveerida seda liigiti kogumise sihtarvu saavutama ja selleks me näeme ette, et kui omavalitsus on selle saavutanud, siis tal on võimalus taotleda toetust siis KIK-i programmidest. Aga kui nüüd kohalik omavalitsus ei saavuta seda ringlussevõtu või liigiti kogumise sihtarvu, siis Keskkonnaamet algatab haldusjärelevalve ja selle haldusjärelevalve eesmärk on eelkõige seda kohalikku omavalitsust toetada nõuga, anda talle juhiseid, mida ta peab tegema selleks, et see sihtarv saavutada. Aga haldusjärelevalve käigus on siis võimalik Keskkonnaametil teha ka ettekirjutus ja rakendada sunniraha, aga nii see toetuste maksmine kui ka sunniraha rakendamine ei tule nagu kõne alla ennem, kui kohalikel omavalitsustel on läbi tehtud see nii-öelda üleminekuperiood, mis on 5 aastat pikk. Nii et 31. aastast alles rakenduvad need konkreetsed sätted. Nii, selleks, et nüüd kohalik omavalitsus saaks liigiti kogumist parandada, üks kõige mõjusamaid tööriistasid selleks on korraldatud jäätmevedu. Ja me mõnevõrra siis eelnõuga tahame muuta korraldatud jäätmeveo tingimusi. Esiteks me tahame luua võimaluse rakendada teatud juhtudel siis sisetehingut, mis tähendab seda, et kohaliku omavalitsuse oma ettevõtte hakkaks veoteenust osutama. Siis kohalik omavalitsus peab hankima vähemalt 4 jäätmeliigi veoteenused, kusjuures pakendijäätmete veoteenus tuleb hankida eraldi. Et see on nüüd hiljutine muudatus, mis meil eelnõusse sisse tuli ja see on siis seotud sellega, et kuna pakendijäätmeid kohalik omavalitsus ise käitlema ei hakka, nende käitlust korraldama ta ei hakka, selle maksavad kinni taaskasutusorganisatsioonid ehk siis pakendi ettevõtjad, siis on väga oluline, et see kulu oleks selge, kust ta tuleb ja kuidas ta tekib ja et ei oleks seal võimalust ristsubsideerida muude kuludega. Et siis kohalik omavalitsus hangib vähemalt siis segaolmejäätmete, biojäätmete ja siis veoteenuse ja eraldi hankega paberi- ja kartongijäätmete ja siis ülejäänud pakendijäätmete veoteenuse. Siis kui nüüd kohalik omavalitsus soovib, siis ta võib ka selle korraldatud jäätmeteenuse hulka arvestada ka arveldamise ja klienditeeninduse, aga seda võib ka hankida mujalt. Me muudame veopiirkonna suurust, et oleks, täna on meil olukord, kus meil on hästi palju väga väikeseid veopiirkondasid. Siin sellel joonisel on siis Konkurentsiameti kaart, kus on näidatud jäätmevedajad täna nendes veopiirkondades. Väga sageli on veopiirkond, ütleme 5–10 000 elanikuga väike vald ja see võib-olla ei ole kulude seisukohast kõige optimaalsem. Et kui me nüüd muudame seda veopiirkonna suurust, siis on suurematel omavalitsustel, kes täna on oma KOV-i territooriumi jaganud mitmeks erinevaks veopiirkonnaks, neil on võimalik teha vähem hankeid ja väiksematel valdadel on siis ka võimalik ühineda ja teha ühiseid veopiirkondi. Nii. Ja rääkisin sellest, et tuleb ka pakendijäätmete vedu siis edaspidi kohalikul omavalitsustel hankida. Kindlasti eraldi hakkab olema paberi- ja kartongi jäätmete vedu koos vanapaberiga. Eraldi ülejäänud pakendijäätmetest on vajalik sellepärast, et
see materjal on hästi tundlik igasugusele määrdumisele ja et tema ringlusse võetavus oleks siis parem, siis on oluline, et ta on kogutud eraldi. Ülejäänud pakendijäätmed, ütleme joogikartong, plast ja metallpakend kogutakse koos ja lahtine on see, kuidas kohalik omavalitsus hakkab koguma klaaspakendit, et me saime eelnõule hästi palju tagasisidet selle kohta, et kui meil oli algselt eelnõus, et klaaspakend kogutakse koos plast- ja metallpakendiga, siis paluti seda mitte selliselt korraldada ja hetkel me oleme siis eelnõusse kirjutanud nüüd niimoodi, et kohalik omavalitsus ise otsustab, kuidas temal on mõistlik klaaspakendit koguda, et ta võib seda siis koguda koos plast- ja metallpakendiga, ta võib seda koguda avalike konteineritega eraldi ja ta võib seda koguda ka tekkekohalt eraldi, et põhimõtteliselt iga kohalik omavalitsus saab ise kaaluda ja vaadata, mis tema territooriumil on seni toimunud ja kuidas on mõistlik seda siis edasi korraldada. Nii, ja nagu ma ütlesin, siis kohalik omavalitsus ise pakendijäätmete käitlust korraldama ei hakka. Tema ülesanne on koguda kokku piisavalt palju pakendijäätmeid ja anda need üle, me nimetame neid siis vaheladustuskohtadeks, kus need antakse üle taaskasutusorganisatsioonidele ja nendel on vaja siis täita pakendijäätmete ringlussevõtu sihtarvud ja seda nemad siis peavad silmas pidama, kui nad seda käitlust korraldavad. Ja nüüd väga oluline muudatus, arvestades tänast olukorda, kus meil kohalikud omavalitsused teevad korraldatud jäätmeveohankeid nii-öelda komplekshangetena, kus lisaks veole hangitakse sageli ka käitlusteenust ja mõnikord ka siis jäätmejaama opereerimise teenust, et nüüd eelnõuga me sätestame, et käitlusteenus tuleb kindlasti hankida eraldi. Et see on see viis, kuidas kohalik omavalitsus saab suunata jäätmeid rohkem siis ringlusesse. Omavalitsus peab tulevikus hankima kõikide oma tegevuse kaudu kokku kogutud jäätmete käitlusteenuse. See tähendab siis lisaks korraldatud jäätmeveole ka erinevad kogumisringid, mida omavalitsus korraldab, jäätmejaamas kogutud jäätmed, kui on omavalitsus pannud välja avalikud konteinerid mingi jäätmeliigi kogumiseks, siis ka nende käitlemiseks ta peab tegema hanke. See ei puuduta nüüd muidugi neid jäätmeid, mis on tootja vastutuse all, et need näiteks elektroonikajäätmed, vanarehvid, et kõik need antakse ikkagi üle tootjatele ja käitlemine on nende kohustus. Eelnõus sätestame, et biojäätmete ja segaolmejäätmete käitlemiseks tuleb sõlmida eraldi hankelepingud. Ja biojäätmete puhul peab siis selle hankelepingu tulemusena need biojäätmed peavad saama ringlusesse võetud. Ehk siis nad peavad nii-öelda lakkama olemast jäätmed. See on ainus jäätmeliik, millele me sellise nõude oleme kehtestanud, et teistel sellist nõuet ei ole, et kohalik omavalitsus saab ise otsustada, mis tulemuslikkusega ta tahab jäätmeid käidelda lasta. Segaolmejäätmete puhul kindlasti hakkab siis mõjutama see põletustasu ja ladestustasu seda käitlust ja ülejäänud jäätmete puhul tuleb meeles pidada seda, et liigiti kogutud jäätmete põletamine ja ladestamine ei ole lubatud seadusega ja jäätmete raamdirektiiviga, et neid tuleb igal juhul eelnevalt siis käidelda, vähemalt sorteerida läbi ja kogu see ringlusse võetav osa sealt siis välja sorteerida. Nii, ja siis see hankeleping sõlmitakse analoogselt 5 aastaks, nii nagu ka veoteenuse hankeleping. Ja seda tuleb nüüd teha omavalitsustel siis hiljemalt siis, kui nad hakkavad uut korraldatud jäätmeveo hankelepingut tegema. Et me näeme, et valdav osa nendest hangetest hakkab toimuma siin aastatel 2026-2027. Et siis on kehtivad korraldatud jäätmeveo hankelepingud lõppemas ja omavalitsusel on vaja hakata siis uut hankeperioodi või siis veoperioodi ette valmistama.
Nii. Nüüd kohalikul omavalitsusel selleks, et jäätmehooldust paremini korraldada, on kindlasti vaja lisaressurssi. Ja me näeme selleks eelnõus ette, et kohalik omavalitsus saab oma jäätmevaldajatelt koguda jäätmehoolduse püsikulu, et Eestis see täna lubatud ei ole, teistes riikides, Euroopa Liidu riikides on see väga tavapärane, et kogutaksegi nii-öelda seda jäätmetasu. Ja meie siis nüüd tahame ka omavalitsustele selle võimaluse luua. See ei ole kohustus, see on vabal valikul omavalitsusele otsustada, kas ta tahab seda rakendada või mitte. Kui ta otsustab seda rakendada, siis peab volikogu kehtestama jäätmehoolduskulu suuruse määramise korra. Seal määratakse ära kõik olulisemad tingimused. Ja seaduses me siis näeme ette, et korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmevaldaja tasub proportsionaalselt oma teenuse tarbimise nii-öelda korraldatud jäätmeveo kuluga. Näiteks, et kui minu prügiarve korraldatud jäätmeveo kulu täna on, ütleme, 5 eurot kuus, mis hõlmab siis jäätmete vedu ja hõlmab jäätmete käitlust, aga mitte muid teenuseid, siis kohalik omavalitsus võib määrata, mis protsendi ulatuses sellest ma pean maksma ka püsitasu nii-öelda. See võib olla kuni 100%, et me ei ole sinna piirangut ette pannud, aga meie, ütleme, kohalikult omavalitsustelt küsitud andmete põhjal valdav osa omavalitsusi ei pea vajalikuks küsida rohkem kui 50% siis seda püsikulu. Ehk siis, kui minu kuuarve täna on 5 eurot, siis see püsikulu oleks 50%, ehk siis ma maksaksin ka 2,50 iga kuu nii-öelda seda jäätmehoolduse püsikulu, mis läheb kohalikule omavalitsusele jäätmehoolduse eelarvesse ja selle raha eest omavalitsus siis korraldab jäätmejaama teenust, võib-olla ohtlike jäätmete kogumisring, peab üleval jäätmevaldajate registrit, võib üleval pidada jäätmehooldusega seotud näiteks järelevalvespetsialisti, ka jäätmespetsialisti ja nii edasi, et kõik need jäätmehooldusega seotud kulud, mis on siis liigiti kogumise sihtarvu saavutamiseks ja jäätmehoolduse paremaks korraldamiseks omavalitsusel vajalikud, võib ta arvestada selle püsikulu sisse. Mis ta täpselt sinna arvestab, see on iga omavalitsuse enda siis määrata. Nüüd selle püsikulu maksmise kohustus tekib üldjuhul ka nendel jäätmevaldajatel, kes on korraldatud jäätmevast vabastatud. Ma ütlen üldjuhul sellepärast, et kohalik omavalitsus võib ette näha soodustuse, et ta nendelt ei küsi püsikulu. Aga kuna need jäätmevaldajad ka kasutavad nii-öelda taustsüsteemi, näiteks ühel hetkel on neil vaja jäätmejaama teenust, nende kohta peetakse jäätmevaldajate registrit, nende korraldatud jäätmest vabastamise taotlust menetletakse ja nii edasi, et see taustsüsteem on olemas, kuigi nad otseselt jäätmeid ei tekita ja üle ei anna, siis me näeme eelnõus ette, et ka nemad osalevad selle püsikulu tasumises. Oluline on kindlasti tagada, et see püsikulu kogumine ja kasutamine on hästi selline läbipaistev. Selleks omavalitsus siis peab igal aastal ülevaate esitama oma kodulehel selle kohta, kui palju ta kogus, kuidas kasutas, kui jäi jääki, siis milleks seda kavatsetakse edaspidi kasutada. Nii. Siin on jah üks joonis ka selgituseks, meil eelnõus on neid jooniseid rohkem selle kohta, et kuidas see raha siis liigub, et kuna see on meie jaoks suhteliselt uus, meil on ka kunagi ju selline süsteem olnud, aga see kaotati ära või ühesõnaga keelati seaduses ära, et oleks paremini aru saada, kuidas see raha siis hakkab liikuma, et me oleme siis eelnõus nüüd seletuskirjas toonud ära ka need joonised. Nüüd omavalitsuste koostöö, me kindlasti ei taha omavalitsusi kohustada koostööd tegema, aga me näeme, et kogu seda jäätmereformi, mis väga suuresti omavalitsusi mõjutab, on omavalitsusel lihtsam ellu viia, kui ta teeb seda koostöös teiste omavalitsustega.
et meil on täna Eestis olemas üks selline suurem koostööorganisatsioon, Eesti Jäätmehoolduskeskus siis, kus on üle 20 omavalitsuse juba nende teenuseid kasutab. Meil on omavalitsusi, ütleme maakondi, kes plaanivad siis võib-olla maakonnapõhist, võib-olla natukene laiemat koostööpiirkonda, mis on väga tervitatav. Me hea meelega näeksimegi, et Eesti Jäätmehoolduskeskusele tekiks ka konkurente, et ta ei oleks ainuke selline pakkuja meil siin. Aga põhimõtteliselt me tahame eelnõuga luua siis sellise olukorra, et kohalik omavalitsus saab võimalikult palju jäätmehoolduse ülesandeid delegeerida sellele koostööorganisatsioonile, et ei oleks seda olukorda, et sellele väiksele omavalitsusele tekib veel täiendavaid kohustusi ja töökoormust ja ressursikulu, et kui ta otsustab, et tal on niimoodi parem, siis ta saab oma ülesanded delegeerida. Ainus nüüd, mida kindlasti ei saa delegeerida, on õigusaktide vastuvõtmine, mis on volikogu ainupädevus ja ka järelevalve tegemine, et seda ei saa delegeerida. Ülejäänud ülesanded võiks saada siis ära delegeerida, kui KOV seda soovib. Ja nüüd natukene sellest jäätmereformist ka laiemalt, et kui me räägime jäätmereformist, siis me tegelikult ei pea seal silmas ainult mitte regulatsiooni muutmist, vaid meil on ka toetuste pakett, millest üks toetusmeede on konkreetselt suunatud kohalikele omavalitsustele. See on siis olmejäätmete liigiti kogumise taristu toetus, kokku umbes 35 miljonit eurot. Toetusmeede avaneb nüüd kõigi eelduste kohaselt selle aasta aprillis. Siis meil on Keskkonnaagentuuri poolt arendamisel jäätmetaristu mudel, mis on ka eeldus selleks, et omavalitsus saaks siis toetust taotleda sellest meetmest. Et selle mudeli mõte on see, et kohalik omavalitsus selles mudelis disainib oma jäätmete liigiti kogumise taristu selliselt, et see tagab vähemalt 70% olmejäätmete liigiti kogumist ja kui ta on selle ära disaininud, siis ta saab tulla meetmesse taotlema endale kas siis tervikut või mingit osa sellest taristust, mis tal on puudu. Lisaks me toetame kindlasti kommunikatsiooniga riigi poolt. Meil on ministeeriumi allasutuste tuge, pakume omavalitsustele erinevate koolituste ja juhendite näol ja meil on praegult koostamisel ka üks Life Circest projekti taotlus, mis on väga mahukas, pikaajaline 10 aastaks kavandatud projekt, mille üks osa on ka siis jäätmereformi edukas elluviimine. Nii, mul on üks slaid ka nende toetusmeetmete kohta, mis laiemalt puudutavad siis olmejäätmete või üldse jäätmete ringlussevõttu, aga ma selle täpsemalt ei peatu, siin on iseenesest lingid nendele meetmetele ja see on minu poolt kõik. Aitäh! Suur tänu, väga hariv ja kokkuvõtlik ettekanne. Kas on kedagi saalist nii-öelda, kes soovib küsida midagi? Hetkel ei näe. Tähendab, minul on 2 kiiret küsimust, kui võib. Praegu meil on probleemiks see, et meil olmejäätmetest väga väike osa läheb ringlusse. Kas on teada, kui suur näiteks see osa on Soomes? See huvide pärast, nemad on hästi tublid muidugi oma jäätmekäitluses. Jaa. Soomes ma nüüd täpset numbrit ei mäleta, aga viimati oli ta seal kuskil 45% juures. Soomlased samamoodi nuputavad, mida teha, kuidas saavutada see 55%, et soomlastel on üks suuremaid probleeme see, et väga suur osa nende olmejäätmetest jõuab siis põletusse, et nendel on omavalitsuste või nende koostööorganisatsioonide omandis siis põletustehased ja need jäätmed suunatakse sinna põletusse, et kuidas nüüd põletusest kõrvale suunata neid jäätmeid, et see on nendel küll küsimus, küll aga näiteks pakendijäätmete kogumine on nendel samamoodi korraldatud omavalitsuste kaudu, vaheladustuskohtadega. Omavalitsus ise käitlust ei korralda, vaid annab üle siis taaskasutusorganisatsioonidele, et see saab meil olema üsna sarnane.
No siis ei olegi pilt väga kurb. Ütleme selles mõttes, et vähemalt võrreldes ümbruskonnaga, väga tore. Ei, hästi vahva ja tubli ettevõtmine. Millal see muudatus või ütleme, see kord nüüd jõustub või on oodata, et ta jõustub? Jah, praegusel hetkel siis me oleme saatnud selle eelnõude infosüsteemi uuesti, ta on seal avalikult üleval, ütleme parandatud, täiendatud eelnõu ja nüüd siis Justiitsministeerium teeb sellist õigustehnilist kontrolli sellele. Kui see saab läbitud, kui kaua see võtab, me ei tea, ametlikult võiks olla 10 tööpäeva, aga võib minna kauem. Et kui see saab läbitud, siis me suuname ta Vabariigi Valitsusse ja sealt siis Riigikogusse. Riigikogu menetluse aeg on vähemalt 3 kuud. Nii et me ise tahame ja pingutame selle nimel, et meil oleks enne jaanipäeva, siis enne suvepuhkust see eelnõu jõustatud.